Nii, viimane. Mis viimane on? Meil hakkab viimane niisutus nüüd. Üle said, ei olegi viimane video. Kurat, Sotton on valmis juba. Noh, vaata. Kuradi. Küll. Kordi varsti saad Texasi ja praegu võid olla püksata, varsti saad vatijoped. Talv saab muidu läbi, ei ole hullu, järgmiseks hooajaks saad vatijoped, saad Texad endale. Sest see põld, meil tegelikult praegult kestab, tegelikult meil on praegult eelviimane niisutus, ehk siis eelviimase niisutuse viimane põld, eks ole, aga sellele põllule ongi viimane vesi siis. Miks? Sellepärast, et siin on see, et kuna need põllud kõik käivad siin rotatsiooniga, ehk siis ongi see 3 aastat teed kottonit ja siis 1 aasta teed mingit vilja, et see pinnas saaks veits puhata sellest kottonist, sest kotton, ma arvan, võtab vist seda mahla sealt mulla seest nagu kõige rohkem, ehk siis, et aasta saaks puhata ja siis saab uuesti sottonit peale panna. Miks siin kottonit tehakse, ongi sellepärast, et kottoni eest saab see kõige rohkem raha, eks ole, no loogiline, siis teedki, see on iga business, eks ole, aga siin saab kotton enam-vähem nagu valmis, no siis see vesi käib vaata ringluses, ja siis kui see siit põlla pealt see vesi nii-öelda nagu lõppu jõuab, eks ole, siis ta jõuab tegelikult siia tagasi, ringiga tuleb tagasi ja siis ongi, siin on need pumbad, pumbad jälle põmm sinna ülesse, sinna kuradi kraavi. Ehk siis vaata, muliseb, siia tuleb see vesi nii-öelda nagu tagasi ja siis jälle põllu peale. Igatahes, mina vaatasin seda, et 61% teist ei ole subscribe inud. Ilgelt raske on nüüd seda subscribe'i nupu nüüd vajutada, eks ole, pane, eks ole, kuradi, mul ka hea meel, tegelikult mul on sitaks hea meel, sest nende Austraalia videote kohta ma olen saanud väga-väga palju tagasisidet ja see inimestele meeldib. Hea meel on selle üle küll, et inimestele meeldib see video, sest suurest pildis ma teen neid videosi nagu sulle, eks ole, endal ka tore teha, tulevikus nagu meenutada, aga ikkagi ma suurest pildis teen nagu sulle seda. Siin vahepeal on sellised tormid, eks ole, ja kui torm on, siis on välgub, mürtsub, kõik asju teeb, ja ka vahepeal on see, et kui välku lööb, eks ole, siis välgul on see, et ta tahab kiiresti maha minna, eks ole, aga kui ta näeb vett, põmm, paneb kohe vee sisse ja kui on põld niiske ja välk tuleb kuskile siia, siis ta läheb põllu pihta. Ja kui välk läheb põllu pihta, mis siis saama hakkab? Selles suhtes on lahe ka. See manager siin, ta teab, et ma teen videosi ja siis ta kohe ütles mulle, et kuule, et aga mine näita enda nendele vaatajatel seda, et mis siis juhtub, kui välku lööb, vaata. Ma tulen siia. Näe, kuradi, ma nüüd ei tea, kas sina selle kaamera pealt näed seda. Vaata seal. Seal on. See on nüüd sellest viimasest tormist, mis siin oli. Ma arvasin selle kaameraga neid, aga ma proovin sellega filmida. See võtab mul või? Näeb seda pruulilaiku või? No võib-olla veits on näha. Selle koha peal vaata. Seal on väike pruun laik, et see ongi täpselt see koht, kuhu välk on siis nii-öelda nagu löönud, see on täpselt ringi kujuline, aga seal ühe koha peal oli hooaja alguses, et see oli eelmise tormi tagajärg, aga nüüd minu arust siin oli kuskil veel üks siuke suurem auk, kus auk on, näitan sulle auku. Näe. Leidsin aud üles reisk. On siin muudane või? Täitsa pehme. Kurid näe küll, näe vaata. Ma olen sealt... Näete. Tässä auk. Ja see ongi täpselt see auku... teine auk ka veel. Näete, seal on ka veel üks auk. Ja see ongi see auk siis, kuhu täpselt on see välk löönud. Ja see ongi see, et siin on ta siis nii-öelda täitsa nagu kuiv, vaata, aga seal teises kohas oli siis nii-öelda natuke nagu pruun. See pruun on sellepärast, et ta on nüüd just löönud, et see oli siis nii-öelda hooaja alguses. Et see litakas tuli hooaja alguses, ilmselgelt kui see tuleb hooaja alguses,
siis ta kõrvetab kõik selle seemne ära ja ongi kõik, ei kasvagi. Vaat, kus põnev värke. Eestis, ma ei tea, Eestis vist ei ole väga seda. Ma nagu, kui mu vanaisa tegi põldu, ma nagu väga ei mäletaks, et ta oleks öelnud, et välk on põldu löönud. Aga siin ma arvan, et kuna see niiske on, litakas saab ikka niiskesse minna. Kuule, ma näitan sulle ühte põnevat asja veel. Nüüd on nagu tore sulle rääkida ka nendest asjadest. Nüüd ma nagu tean veits rohkem ja siis ma saan sind ka harida. Ma ei tea, mis sa selle teadmisega justkui nagu peale hakkad. Ja ma ei tea isegi, mida mina selle teadmisega peale hakkan, aga tore ikka teada. Räägin sulle, mida sina selle teadmisega teed. Räägid edasi. Ja paned pool juttu juurde ja niimoodi need kuradi kõlakad hakkavadki. Nii, ma lähen nüüd põka peale, sest meil ongi see, et meil on levelid, veelevelid on kõik paigas, eks ole. Siin on jah see, et alguses mäletan nagu nii õhkelt rapsisime lihtsalt. Aga nüüd on see, et käid mingi 3 korda põllu juures ära vaatad, küll. Teed 3 pööret seal, 3 pööret seal ja ongi kõike. Rohkem mõtlema ei pea väga. Ma olen näidanud sulle järgmist põnevat asja, mis siin tehakse. Ma loodan, et ma näen seda, aga võib-olla ma isegi näe seda. Järgmine põnev asi, mis siin nii-öelda on. No ma arvan, et see on selle Kottoni nii-öelda sellele farmile eripära. On see, et selle põllu peal oli ka, kunagi oli vili, eks ole, siis see põld pandi põlema vahepeal normaalselt, oli tossu siin, eks ole, ja siis nüüd, mida mina teen, on see, et ma kobestan selle ära. Miks ma seda, muidu tavaliselt on see, et selle, kui on vili, siis nagu sa eelmistest videotest oled näinud, et siis seal kõigepealt tehakse hästi sügavalt, ja siis minnakse selle pilliga peale. Aga miks mina praegu siin selle sileda pinna peal seda teen? Põhjus väga lihtne. Siia põllu peale tulevad laseritega traktorid. Traktorid, ma ei oska seda seletada. Igatahes, siin on siuke asi, et kuna sellele need põllud, mis siin on, need kõik need puuvilla põllud on nad on tegelikult väikse kaldega. Nagu väga, ma ei kujuta ette, mis protsent sellel on üldse, aga ta on väikse kaldega. Ongi see, et kui see vesi hakkab siit tulema, et ta sinna läheks, siis ta on väikse kaldega. Aga see põld on persses, siin on mingid augud sees, kalle pole ka vist õige. Ja siis ongi see, et need mingid vennad panevad siin 4 igasse põllu nurka panevad siis nii-öelda selle leveli koha ja siis arvutavad ära ja siis panevad arvutis panevad traktorisse sisse selle, kuidas see põld nii-öelda on, kus kohas on nagu mingid augud, kus kohas, milline on see kalle, kõik see asi. Ja siis need traktorid automaatselt ise panevad, võtavad sealt mulda, kus on nii-öelda nagu kõrge, viivad sinna mulda, kus on madal, eks nad teevad selle põllu nagu ideaalseks. Et nad seda teha saaks, ongi see, et ma siis kobestan selle mulla veits ära, et siis nad saavad puketitega, ma ei tea, millega nad üldse teevad seda. Ma loodan, et ma näen seda, siis oleks tore sulle nagu näidata, kui nad teevad seda. Aga igatahes jah, siia põllu peale tulevad mingid sepad tegema tööd, panevad siis põlluloodja ja jumal tänatud. Vaata, muidu ma kuradi selle põkaga sõidan, siis see põld, kus sellega tehakse, on see, et see kuradi niimoodi künklike. Siin on kurat hea, kurat saab 10-ga sõita, muidu sõitsin 8-ga. Tegi pilli igati pidi puhtaks seest ja väljast. Siis tuli mekaanik. Must on jälle kurat. Mekaanik tegi siin, vaata, mäletad. Ma ei tea, kas sa mäletad. See kurat piuksus mul kogu aeg. Talle ei meeldinud mingi asi, mingi transmission oil oli katki, eks ole. Mingi volla kuskil perses. Aga vist mekaanik tegi korda, sest enam ta nagu ei kreununud nii palju. Kurat, mekaanik. Kui sa siin põkas oled, päev otsa, see tähendab seda, et sa sööd ka siin, situd ja sööd ka siin, vaata. Aga probleem on nagu selles, et külmik on siin olemas, eks ole. Aga mikrouuni justkui nagu ei ole. Mikrouun on nii halb asi sulle, aga mikrouuni nagu ei ole. Ja mul on siin, ma ei ole ise seda proovinud, aga siin väljas, vaata,
et justkui on tegelikult on nagu see ahi siin nagu olemas, vaata. Väljas noh, ilmselgelt on ilgelt kuum, on ju. Kui siin on ühed need tööristaga kuradi kohvrid. Ma kuulsin, et tässä saad panna selle söögi, on ju. Teed paar tiiru teed ära edasi-tagasi, on ju, siis see kurat küpseb seal sees. Ja vaatame, kas kurat töötab ka. Mikrouuni asjad paned, eks ole, ja siis tead, et vajutad põmm-põmm-põmm ja 3 minutit. Ma ei tea nüüd, kaua see seal peab olema, et see juust siin niimoodi sipsti mõnusaks läheks. Mul üks ots on mingi 7 minta. Äkki teen ühe otsa ära, siis vaatan ja võib-olla teen ühe otsa veel. No nii, grill valmis. Seda midagi ei ole, noh. Külm on veel. Siia, see on kuum. Seal on kuumem. Kurat, kõht on ilgelt tühi. Mul on see, et ma hommikuti ei söö. Ja esimene söök on mul tavaliselt kell 10, praegu on juba kohe 11. Järgmord tean, et kurat kell 9 peab juba grilli panema. Grilli sooja. No kurat, kui see raive nüüd ka valmis ei ole. Viitsi oodata enam või? Kurat, on soe küll. Oi, tegelikult kuule väga hea. No ma aina siin sees on normaalselt soe. Kuule, mikroon on olemas. Muidu ma tavaliselt nagu söön siis, kui ma sõidan. Aga seda pilli nagu sõites süüa nagu väga mugav ei ole, siis ma söön selle ära ja siis mul on veel pähklid on ja pistaatsiapähklid on ja söötan siit ühe kõrre mahla veel ja küll. Meil on aeg sealmaal, et me juba teeme vagusi. Näe, vaata tässä. Olen oma esimese armastuse juures tagasi. See on see esimene võka, kes mul võttis süütuse. See on see esimene riik, mis võttis mul süütuse. Küll, aga mis siin nagu erinev on see, et siin taga on need vaguda vagumasinad. Siia tuleb ka kottonen ja praegu mõtlen nüüd on märts või veebruar, mis meil on praegu. Aga tegelikult kottoni seemne mahapanek on oktoobris. Miks need vaod tehakse juba praegult? On see, et me praegult teeme need vaod ära, siis nad vist mingi 4 kuud vist niisama seisavad, sest nagu sa näed, siin on ikka mingi kuradi need kivi, noh. Siin on ikka need suured tükid ja siis siin vihmudid tuleb veel ja siis vagu vist läheb veel paremaks ja igatahes jah, siin tehakse kõigepealt sellega üle, siis tullakse ühe korra tehakse veel need vaod üle, mingi, see on 6-meetrine, 12-meetrisega tehakse veel üle ja siis pannakse selle seemne maha panijaga, pannakse need seemned maha. Selles suhtes nagu, kui sa mõtled sellele, et kui sa näed, et seal kotton kasvab, see, et see kotton sinna kasvama saada, oota, ma ütlen siis 1, 2, 3, 4, 5. See on 6 asi, mis siin, oota, 1, 2, 3, 4, 5. See on 5 asi. Mis see on nii-öelda 5 tagaots, mis siin peal, selle põllu peal juba on enne nagu sottonit. Ja siia tuleb 1, 2 ja 2 tükki kindlasti veel, võib-olla isegi rohkem. 8 korda käid põmm, rohkem, 7, 8, 10 korda käid edasi-tagasi ja siis saad sottonit. Aga noh, oota, Henrik, et selles suhtes on päris rets mõelda, et kui palju aega läheb, et see kuradi kotton valmis saaks. Palju traktoritööd, palju inimese tööd, higi ja pisaraid. Vahetus, paneme Monsteri lahti ja ongi hästi reis. Kuna siin see põrand, eks ole, pinnas rämedalt süke tummine, nagu sa näed, on need kuradi siuksed kuradi tükid on siin kuradi kivikõvad, siis mul sai kuradi riig
käib paremale vasakule, eks ole, ja kui ta käib niimoodi, siis ta lõhub mõned asjad ära. Kuradi, ma ei tea, kui kaugelt. Noh, tegelikult pahti siin taha küll, siin samas. Aga näe, mis temaga juhtub, on see, et tal kuradi katki läheb. See ei tohiks nagu niimoodi käia, eks ole, ja kuradi, aga siin on see junn vahel, ma ei kus me selle välja saame. Katku. On veel midagi katki või? Kõik need riigid, mis siin on, mis järgi lohisevad, kõikide süsteem on tehtud niimoodi, et on mingi punn siia vahele pandud. Mitte ainult sellel. Et kõikidel on see, et kui midagi katki läheb, siis läheb mingi siuke lihtne asi, mida saab parandada, sest nagu kui seda asja seal vahel ei oleks ja see terve hujoobin katki läheks, siis oleks jama. Nüüd peab natuke tagurdama ja siis saab jälle edasi sõita. Ma ei tea, kas sa siin kaamera pealt nagu näed seda, aga see tässa käib ikka normaalselt paremale vasakule, eriti siin alguses, sest siin on mingi eriti siit pinnas. Vaata, kus asi rapub. See tava selle riigiga sõitmine on 7,5 kilomeetrit tunnis, ma sõidan pärast 6,4-ga, sellepärast, et mulle tundub, et see on nagu normaalsem, et siis ma ei pea nii palju parandama. Ütleme nüüd, et kui ma enda põldu teeks, siis ma sõidaks niimoodi. Tund tiksub on ja noh, mis veel tahad, Piip näitas kuradi hea asendi, kuidas tema siin põka peal on. Niimoodi istub siin ahter laiali ja tegelikult on päris mugav, siis kuradi kael ja vesi ka niimoodi ära, eks ole, on ju huurad. Noh, sa niimoodi tõmbled seal taga. Veel aeglasemalt sõitma või? Ei taha. Väga tegus õhtu võib-olla. Mul on põlla lõpetamine nüüd. Aga no vaatan, need voljad hakkavad siit. Ma pole kunagi kuradi selle asjaga ma teen üldse esimest korda. Pole nagu põldu lõpetanud. Kui see nüüd jookseb siit, no ühe volja siit saab panna vist siis või? Või peaks ühe rea veel, pigem kurat teen ühe rohkem. Pigem teen ühe rohkem. Aga kui ma siit olen, jookseb see pakku siis või? See jookseb sinna, väga hea. Äkki on nii, ja. Kui sott on, kuradi, kas sa siin kassad või? Tähtsa sul põld või? Kui on hea või? Küll või? Ei ole väga hea. Keegi sõidab seal. Äkki on perremees või? Tuleb abua mulle või? Palju kell on? 6:17. Samas, kui ma hakkan juba lõpetama, siis ongi nii, no. Ja siis ma ütlen, et ei oskab. Ma ei hakka tegema, jah. I do not know how you do this. Gaasi. See on päris kurb, et päike tõuseb nüüd, noh, 6:20 hakkab tõusma. Jaanuari alguses tõusis kella 6-st. Siis oli nagu mõnus, et said natuke valges ka tööd teha, eks ole. Nüüd oled siin pimedas. Terve aeg oled pimedas ja jäädki sinna pimedasse, ongi kõike. Jah, ma panen siia kuradi põlla nurga peale selle. Siis ma veel kõnnin auto poole, toon auto siia ja siis ongi kurat tund tiksub. Ammane. Panen sott alla ja vaata, viimne niisutus on ju. Siin on meil siuksed pumbad.
perse vesi tuleb siia, vesi tuleb siia, pumpab sinna silindrisse ja sealt läheb meil sinna vao sisse. Aga meil see tõuseb praegult, seega me peame pumba reve veits alla panema. Reks, kus mölgab! Meil jääd 5-8, mõtle, meil oleks selle pilli peal siin sama mootor. Oled õnnelik ka, et niisutus läbi saab? Siis teeme. Siis lahkumisavaldus. Oi pileed, mis siit siin on? No kuradi, no nii tihane, ma pole seda küll näinud varem. Aga see on huvitav, et seal kuradi keskel on see saare. Äkki see ongi sellepärast, et need siia pole seda mulda juurde toodud või et lihtsalt võetud sealt sügavaks tehtud või siia, aga noh, sealt keskelt on nagu keeruline võtta. Siin nendel pumpadel on niimoodi, et kui vesi hakkab otsa saama, siis seal läheb see tuli hakkab põlema. Et see tuli ütleb siis seda, et seal pole piisavalt vett ja pump ei saa vett kätte. See on kurat tühi, mis tühi. Kuule, nüüd on hallo bosse. Bossmees ütleb meile, kuidas pumpa kinni panna, sest siin on kõik pumbad on erinevad. Erinevad moodi lähevad kinni. Yeah. I turned it off, yeah. Okay, so that's it. That's it? Yep. All right, yeah, thank you. No worries. Yep. Have a good night. Levo, jah? Mis on rasket oli? Kuradi, nad on mingi taunidega siin tööd teinud. Sest see ei ole ju raske asi. Midagi perse kõse keerata. No ei saa väga, ka? Vahetus on nüüd läbi, on ja... Vaata. Sansei, ilus. Mina elan vaata seal Kudis, eks ole, aga meil on siin tegelikult üks teine majake ka, nagu sa seal näed. Seal on üks teine majake ka, siis põhimõtteliselt ma saaksin sinna ka minna, kui ma tahaksin, aga seal, mis probleem seal on see, et seal praegult elab 1, 2, 3, 4, 5 inimest ja neil on 2 tualetti. Filipe elab ka seal. Ja siis meil on see, et muidu päevavahetuses me seda õlle nagu nii palju libista. Aga öövahetuses, kuna seal ehitatakse katust praegult. Ja Austraalia ehitajad, eks ole, see katus pidi olema valmis 2 kuud tagasi vist. 2 kuud hiljem see katus ei ole ikka veel valmis, aga noh, selles suhtes ma saan aru ka sellest, et kui sa teed tööd niimoodi, et sa teed 7 ja lõunast lähed minema ja iga päevi tööd ei tee ka, sest noh, täna neid ei ole, aga ma viisin oma kuradi madratsid, oma magamisasjad viisin kõik juba majja, sellepärast nad eile olid seal, et siis ega see katus nagu siis nagu valmis ei saagi. Kui sa käid niimoodi nädalas 1 päeva teed ja siis teed ka pooliku päeva, eks ole. Selles suhtes siin need, noh, see on jällegi minu kogemus, need Austraalia ehitajad siin, või üldse enamasti need, olen kuulnud siis, olen ise ka nüüd kogenud, et need Austraalia ehitajad, nad on kuradi kipuvad slangema, eks ole, siis mul ongi see, et noh, tegelikult see on nagu hea vabandus, vaata, kuule, vennased ehitavad katust. Ma tulen peale tööpäeva sinu juurde, teeme ühe väikese. Arstirooks võtsime. Veikese. Väga veikese. Et päeval me liiga palju õlut ei joo, aga öövahetus tuleme siis noh. Ka maja neil siin, selles see maja on seest on väga ilus. Aga noh, see ongi see, et kui sa siin oled, siis sul seda
privaatsushetke justkui nagu ei ole, noh, enda tuppa saad minna, onju. Aga seal on nagu oma pellar, oma dušš ja saad omaette olla ka, kui väga tahad. Et sinna see elamine on nagu väga mõnus. Ma arvan, et siin on kunagi mingi bossmees elanud. Ja nüüd on siin piletilaud on siin külmikud on ja pliit on ja kraanikauss on ja siin üks tuba on vaba, vaata. Mina olen enda asja nähtsin isegi kordi. Tenniseväljak on seal. Et selles suhtes see on nagu väga laadna, kui ühe korra oleme tennist mänginud, aga mina panin oma konku siia ja ongi hästi. Oled proovinud seda lähet õlu või? Jah, proovinud. Võtsime viigu. See on praegu nii külm, et kui sa kuradi lööd, siis ta jaatub ära. Arvad või? Näite. Mõtlesime seekord, et muidu me joome seda 4,5-st. Võtsime öövahetusse, võtsime, mis on 3,2 või? 3,2, sest muidu meil on tavaliselt see, et nagu väga sirge jalaga nagu peale öövahetust magama ei lähe. Jääb purjumuru kiiresti. Seda saab nagu rohkem libistada. Kuradi peidavad siin. See siin 3 midagi oli, jah? 3 midagi oli, jah. 3,5 äkki, jah? Tavaliselt on 3,2. Sellest katki ei tee. Ma pole kordagi näinud, et siuke asi nagu lihtsalt tegin. Aga TikTokis on. Esimene emotsioon. Elu nagu õlu ikka, jah? Sama pisse. Sama pisse. Meil ongi see viimane niisutus siin, eks ole. Ja nagu nii igav on. Ma ei oleks osanud arvata seda, et me oleme Piibuga siin põldude juures on ja siis mõtleme, et kõrvad tahaks juba lüpsta. Sa tahad lüpsta või? Ei. Mida sa tahad? Mida sa tahad siis? Sest me tegelikult magama minna. Sa ei maga autos ju, mina magan siin autos. Sest me eile öösel... Ma ei suuda autos magada. Sest eile öösel ma arvan, et 2 tundi või? Mul ülemus vaatab meil seda öö pärast. Ei maganud, jah? See palkasin. Ei no, aga meil polnud midagi teha, juba kõik oli korras või? Mis me siis teeme? Mõtlesime. No ma mõtlesingi, ma nagu läksin unemaailma ja mõtlesin, et nagu seal ka, kuidas kõige paremini saaks. Ja sellest töö oli ikkagi. Meil ei ole vett, aga siin ongi see, kuna nad maksavad selle vee eest, siis nad ei taha nagu rohkem vett võtta, et nad tahavad selle võimalikult kõik vee nagu ära kasutada, et see jääks nagu üle justkui, eks ilmselgelt midagi jääb ikka üle siin, aga nad tahavad olla võimalikult efektiivsed. Efektiivsus on see, mis meil oli 40 või? 38, 41. 38. Efektiivsus on see võtmesõna siin. Ja siis see tähendabki seda, et me ei saa tegelikult nagu väga palju nagu tööd teha, sest meil ei ole vett. Viimane põld, kell 3 öösel, läheb pass kinni ja ongi hästi. Muidu me hoiame seda vett selle koha peal siin, see kordi valge huiobel, mis seal on. Oleme pannud endale väikse märgi, et siis teame, et see on selle koha peal, siis on vesi heal levelil. Ja me Piibuga oleme pigem nagu need vennad, kes sinna haimärgi peale ei aja seda, et kui tuleb mingi ongelma ja üle ujutab, suur rahune maa, siis meil on nagu Piibuga põhiline see, et me ei süüdi jääks. Aga siin on kõik väga hea. Aga ongi see, et taha pole kottigi teha. Piip läks juba traktori peale. Mina üksinda vaatan seda põldu siin. Ma vaatan, et siin on see kõige hullem, noh, ma ei tea, kas see on kõige hullem töö. On see, et see kuradi pullkottone, ehk siis nagu see, et kui kotton on selle koha peal, kus ta justkui olema ei peaks, eks ole, ja siis peab selle kuradi raipe välja tõmbama. Täna öösel mul on pullkotton, aga ma hommikul praegu vaatan üle, kas mul on üldse kuskil pullida siin. Sest no mul on nagu see, et ma võin kuradi kõiki tööd teha. Mul vahet ei ole. Näete? On ju? Kotton on ju. Pullkottone. See ongi see, et kotton on vale koha peal, siis peab seda pullima.
täna õhtul ma pullin kotone. No laadna, see on ikka kuradi täitsa tühi. No siin on igasugused nii-öelda nagu süsteemid. Ma ühe siin pumba süsteemi sulle näitan. Igatahes vaata, seal on see pump on ja pumpab vett sinna silindrisse. Silindrisse läheb 2 toru. Ei, silindrisse läheb 3 toru siis. Üks toru on see, mis nii-öelda siis nagu pumbast läheb silindrisse. Üks toru on see, mis silindrist tuleb siia. Ja üks toru on see, mis silindrist läheb sinna. Praegu peaks olema see, et see toru, mis silindrist siia Harku järve tuleb, see peaks olema kinni ja ongi see, et kui öösel nüüd see põld seal valmis saab, siis me paneme selle vee, paneme siia kõik. Ma panen selle toru, mis läheb silindrist sinna, panen kinni ja siis hakkab vesi siia tulema. Ja siin on kõikidel see, et siin on maa sees on, ma arvan, et nagu ta jooba neid torusid ja kõik asju siin. Et selles mõttes nagu jah, mingi süsteem on alguses, ei saanud üldse aru, ei olnud üldse loogiline. Aga nüüd on nagu kõik väga loogiline siin. See on mul hea kõrgusel ka. Polegi midagi teha või? Kuule, ei tea, kas see hooaja alguses siis on vesi selle ääre peal või? Vist isegi on, jah? No 6 meetri peal võib-olla. Praegult tuleb ka mingi vesi siia. Puliseb. See on ikka laadna tühi. Aga samas ta ei ole üldse sügav. See ei ole nagu, mis ta, ta siin näitab, et 6 meetrit on ja... Ei saa ikka, võib-olla on ka 6 meetrit. Aga ta ei ole üldse sügav, 6 meetrit. Aga tal on see kuradi iso lai on nagu vist. Ei ägene. Soton on ja. Sotoni põld on seal on ja. Raive on siin on ja. Siis ongi see, et tuled siia on ja põmm, loll Soton, tõmbad raipe välja ja paned siia. No ongi nii, seal on ka mingi loll Soton vale koha peale. Läheb perekonna juurest läksid eemale. Vaata, tal kuradi juured on ikka päris pikad. See on muidugi, vaata, kui väike pill see on ka. Tal on kuradi juured ikka maa sisse lähed siis 30 senti või. Sellel väiksel taimel on 30 senti läheb maa sisse. Aga sellel on juba... See peab 25-30, jah, 30 senti läheb maa sisse see. No, kõva venda. Me see välja suretada? Sred paneb palju muidu. Paneb või? Jaa. Ma olin lõunapausil, siis rõtsin üks traktor töötab. Kuule, Terminaator, see punane tuli põleb. Võib abi paluda? Ei saa hakkama. No ei saa hakkama ilma sinuta, jah. Pole midagi teha. Meil on nüüd järgmine pump, mida vaja kinni panna, mida pole varem kinni pannud. Meil ongi see, et kuna see viimane põld saab nüüd valmis, ühe pumba panime kinni, eks ole, ja praegult meil oli see, et vesi läks nii-öelda sinna põllale ka, aga me enam põllale vett ei taha. Peame siin midagi tegema. Siin on hüdraulikaga, vaata, raibe tuleb ülesse. Gate läheb lahti. Aga sellel seda korra ei ole, ma ei tea, millal see kinni läheb. See võiks kinni minna küll. No kui siin ei mulise, siis on hästi. Ei mulise, Järgmine päev, järgmine põka. Põka on sama, järgmine põld. Aga probleem on jälle sama. Probleem on selles, et mul jälle see põllu lõpetamine, vaata. See põllu lõpetamine on see, et see viimane äär on, justkui peaks vaatama siis seda, et kus see nagu see viimane see Sotoni kraav on, kus see kuradi viimane toru mul läheb, on ja kuradi hea küll. Siit tuleb viimane volla. Ei hea küll. Vaata, mul eelmine kord oli see
probleem või küsimus, et kuidas ma seda teen, et mul on praegu üks põka, see lint on seal vao sees on ja et siis justkui jääb see tagaots jääb nagu viltu on ja küsisin üle, tegelikult niimoodi tehaksegi, miks me üldse teeme seda nii-öelda pool sinna poole, et see on 6 meetrit lai tagaots, aga siia tuleb veel peale 12 meetrine. Et siis ongi see, et kui 12 meetrine tuleb, siis temal on see joon on ja siis see läheb kohe õigesse vakku. Et järgmise mehe jaoks teeme vao valmis. Aga see ongi see, et miks kohe selle 12 meetrisega ei tehta, sest see põka ei jaksa seda nii-öelda siledat pinnast nii-öelda 12 meetrisega tõmmata või siis noh, ma arvan, et tõenäoliselt jaksab, aga siis on sellele tagaotsale liiga jõhker koormus, et siis võib katki minna midagi. Et noh, siis kui see 12 meetrine siia peale tuleb, siis tal on juba paod ees, siis ta peab lihtsalt veits nagu ilusamaks tegema, nagu sa näed, et no see põld on päris okei. Aga siin on ikka mingi kuradi joobane kaamakad, no kui teeme ära hull asi. Kuna siin põkas on see, et noh 12 tundi järjest istutasin selle sama tooli peale, siis ma tegin endale nii-öelda justkui nagu reegli, et iga kord kui ma pean väljas käima, siis ma venitan ennast seal. Ja ütlen ausalt, noh, siuke uue inimese tunne on. Praegu olen üksinda öövahetuses siin. Miks ma üksinda olen? Põhjus on väga lihtne, sest siia meil varsti tuleb suur torm. Torm tuleb. Ja kui on teada, et torm tuleb, siis peab kõik need põllutööd justkui nagu ära tegema. Ma tean enda vanaisa pealt ka, et ta iga õhtu vaatas ilmateadet ja siis teadis, et mis tööd saab teha, mis tööd ei saa teha ja kui siin vihma sajab, siis tegelikult mingit tööd teha ei saa vaata. Et kuna homme või ülehomme tuleb see isotorm tuleb peale siia, tormi nimi on siuke torm, millel on isegi nimi olemas, eks ole. Tormi nimi on Alfred, eks ole. Vist oli Alfred. Nii. Teeme selle. Põrvõm. On hea või? Veits on nagu viltu, aga hull asi pärast tuleb 12 meetrine iso. Väikse mehega saab tehtud, siis tuleb isopilli peale, sest eks ole niimoodi, et kohe isopilliga peale ei saa minna. Peab nagu hea jutte. Üks näpukas jäi mul seal, et mul siin see näitab vaata, et GPS-i peal, et kas siin see number vaata, et kas ma olen täpselt õige joone peal või mitte. Siin ütleme, et see eksimus justkui võib olla siuke 5 sentimeetrit võib olla, mul ühe koha peal oli 15 sentimeetrit seal, üritasin korda teha, ei saanud, hull asi, pärast tuleb isopill, jälle teeb korda, ega need väiksed mehed ei saagi vahepeal hakkama, siis peavadki suured pillid peale tulema. Aga mul on nüüd see dilemma, mul on kütus 74%, sest ongi see, et mul on vaata, ma tulin autoga, tulin siia põlla äärde, aga ma lähen nüüd järgmise põlla äärde. Õnneks on järgmine kõrvalpõld, aga ikka pean vist kõndima. Ma mõtlen, kas ma kõnnin nüüd öösel ära või siis ma kõnnin hommiku või siis ma panen praegult paagi täis, jätan põka sinna, hommikul kõnnin auto juurde ja tõmban nahherit. Sellel põllul olin just, siia põllule lähen, vaata siin on näed, noh, see on siis nii-öelda see eelmine põld, aga nüüd mul on vaja siia põldu, eks ma pean panema järgmise põllu. Okei, new võrk, mis on mainil ja A-B-l vahe. Siukest asja pole kohanud varem, et oleks justkui nagu see ja see
teoorias peaks olema sama, aga noh, kui ma nüüd neid vagusi hakkan tegema valesti, siis on ladna ju. Sest kui seda lihtsalt silumist teed valesti, no ei ole hullu vaata, aga vagudega siis on pärast üle teha. Kipadi-kopadi, eks ole, on ka sama. Vist ei ole vahet siis või? Ma loodan, et ei ole vahet. Eelmine põld oli 132 hektarit. Pane siia ka kord mingi asja veel. Mis ma siin vaadata saan veel? Mis mul siin vaja vaadata on? Mitte midagi tegelikult, aga ikkagi põnev on, mis ta näitab mulle siin. Fuel level, pole vaja, temperatuure. Engine coolantit võiks ikka vaadata vahepeal. Okei. Noh, kõik settingud on nüüd valmis. Pole kunagi põldu alustanud, eks ole, selle vagude tegemisega. Aga mis valesti saab minna? Tuleb üks vagu rohkem, siis tuleb üks vagu rohkem, pole midagi teha. Ma olen šunnohku ja küll. See ei saa sellest põllust aru praegult. See lilla joon näitab põllu äärt. Aga mul küll siin mingit põllu äärt ei ole. Ei no hull asi. Ma olen praegult sealt, jah. Ja no midagi liiga vanesti ma ei saa ka nüüd teha ju. Ütlen ausalt, see põld tekitab mul endas natukene kahtlusi, sest noh, siin on kõik ilus, vaata, siin on see autotee, vaata, ja siin mul jääb see, sipsti jääb seal autotee vahel, ja. Aga nüüd tuleb mingi kurv siin, eks ole, ja. Siin mul pole mingit kurvi näha. Põld läheb järsku nagu laiemaks, eks ole, aga no samas, kui ma siia valu teen, kus see vesi pärast läheb, kui sott on peale, eks ole, no ma jätan nii, kui midagi on, siis on nii, pole midagi teha. Ma mõtlesin, et ma toon endale mašiina ikka kohe ära, sest muidu ma siit lähen järjest kaugemale ja ma 3 tundi teen veel, kell on mingi 3 öösel, 3 tundi teen veel, ja siis ma pean hommikul veel rohkem kõndima. Siis ma tean, et mu auto on kuskil seal. Kuradi, aga ma ei tea, on hea siin või? Kohe näed, nende jälgede järgi saab aru, et ma ei saanud aru, mida ma teen siin. Rool on teisele pool. Kurat, ma olen nii kaua siin olnud, ikka olen mõnele pool. Siin on V8 mootor. See ikka kurat, kohe kurat liigub, kui gaasi vajutada.